Tere, mina olen Nele Kullarkupp ja te vaatate saadet Pealkirja taga, kus võtame kokku lõppeva nädala põnevamad uudisteemad. Suur suvi on käes ja sügisesed presidendivalimised on lähenemas halastamatu kiirusega. Praegune president Alar Karis on teatanud, et ei plaani teiseks ametiajaks kandideerida ning spekulatsioonide katlas, kellest võiks saada järgmine Eesti riigipea, on mitmeid nimesid, mis meedias ikka ja jälle esile kerkivad. Millised on emotsioonid aga Toompeal, kas aknaalused tulevad välja omapoolsete kandidaatidega ning kui tõenäoline on, et tulevane president Riigikogus valituks osutub? Seda arutan tänase esimese saatekülalisega, kelleks ongi nii-öelda aknaalune ehk fraktsiooni mittekuuluv parlamendisaadik Tõnis Mölder. Tervist! Tervist! No mul on teile valmistatud siin 10 kas-küsimust ja vaatame siis, mis välja tuleb. Kas presidendivalimised on kujunenud parlamendis erakondade jõukatsumiseks, et olgu nii hea kandidaat kui tahes, aga tihti kohtab põhimõttelist oponeerimist? Jah, ma arvan, et see presidendivalimise süsteem, mis täna Eestis on, paratamatult põrkab sellisesse päevapoliitika teemasse, kus lahkhelid opositsiooni ja koalitsiooni vahel on nagu olemas. Ja tegelikult, kui me vaatame, et ka parlamendi valimisteni on jäänud alla aasta, siis seetõttu ka nende võib-olla erimeelsuste selline ületamine on seda keerulisem. Nii et seetõttu ma arvan, et seda presidendivalimiste süsteemi tuleks olulisel määral muuta. Iga kord, kui 5 aasta tagant see presidendivalimiste ralli pihta läheb, siis poliitikud lubavad seda, et me vaatame selle üle. Tegelik reaalsus on see, et me oleme aastasse samas süsteemis ja iga kord põrkame nagu sellisesse kohta, kus ütleme nii, et iga erakond üritab võtta poliitilist punkti ja võib-olla sellist, ütleme nii, riigimehelikkust on selles protsessis päris vähe. Nagu te mainisite, et parlamendivalimised on saabumas peagi, kas üritatakse kuidagi selle presidendivalimiste käigus teha siis juba mõneti oma kampaaniat? Ja kindlasti, et tuleb ju vaadata selles mõttes reaalsusele otsa, et ega siis poliitikute eesmärk on ikkagi teha hea tulemus parlamendivalimistel 2027. Olla ise nähtav igal võimalusel. Olla ise nähtav ja selles mõttes, kes ei tahaks olla nii-öelda, kasutades siis seda väljendit kingmaker nii-öelda, et eks üritatakse tõesti oma nii-öelda seda positsiooni hoida. Samal ajal ma arvan, et presidendivalimised Eesti ühiskonna jaoks on tegelikult oluliselt suurem teema ja võib-olla sellise põhimõttelisem teema, sest nagu minu tunnetus pigem on see, et president on ikkagi ühiskonna jaoks sihuke siduvas rollis, olla just nimelt selline filter ühiskonna, kultuuri, ettevõtjate, poliitikute vahel, see nii-öelda tasakaalu hoidja. Ja seetõttu minu meelest seda sellise poliitilise mängurlusega kuidagi varjutada ei ole nagu kõige parem. Kas peate täna võimalikuks, et president valitakse ära Riigikogus või on meie see parlamendi poliitiline temperatuur, nagu me juba mainisime, sedavõrd kõrge, et vahetult enne Riigikogu valimisi seal kompromisse ei tehta? See võimalus on olemas. See võimalus on selles mõttes jätkuvalt laual ja ma arvan, et on laual kuni 2. septembrini. Ainukene mure, mida ma tõesti näen, on see, et kui erakonnad omavahel ei suuda kokku leppida, siis on see seis suhteliselt keeruline, aga ilma fraktsioonitute saadikuteta, keda siis täna on kokku 7, ei ole presidenti võimalik minu hinnangul aadates neid poliitilisi dünaamikaid Riigikogus ära valida, nii et seetõttu oleme meie teinud omalt poolt ettepaneku, et just nimelt vanematekogusse või sellisesse laia formaati meid kaasataks, sest meie, ma arvan, selline hääl või arvamus on oluline ja kui tahetakse parlamendis tõepoolest presidenti valida, siis selle meie arvamusega tuleks arvestada. Te just osaliselt vastasite ära, aga kas aknaalustel on siis presidendivalimiste kaalukausil selline oma roll kanda, et tullakse välja oma kandidaatidega või pigem siis joondutakse parteide selja taha, et kuidas praegu see emotsioon seal on? No kõigepealt tuleb öelda, et kõik need 7 fraktsioonitud saadikut on omaette isiksused ja meil ei ole võib-olla sellist tervikühisjoont. Aga meil on mingisugused... Omavahel arutatud on seda teemat? On ja korduvalt ja me oleme selles mõttes ühises infoväljas. Meil on igal ühel omad nägemused, meil on ühisosasid, meil on ka eriarvamusi. Mis puudutab selliseid konkreetseid nimesid, siis nii nagu ma olen öelnud, me oleme välja selekteerinud sellised 1, 2, võib-olla ka mingil määral 3. nimi, kes on meie esimesed eelistused ja kes võiks saada just nimelt parlamendis meie fraktsioonitute saadikute enamuse toetuse. Me oleme need nimed edastanud ka nii-öelda parteidele,
ehk siis nendel on meie seisukohad teada, mõtted teada ja eks see edasi sõltub juba väga palju sellest, kas nii-öelda koalitsioonierakonnad ja opositsioonierakonnad suudavad omavahel kokku leppida, sest fakt on see, et käib praegu parteidepoolne mõjutustegevus ka aknaaluste suunal, et üritatakse teid oma kandidaatidega ma ei saaks öelda, et mis mõjutustegevus. Ma arvan, et täna on see eriti oluline, et 24 tunni jooksul võib see infoväli nagu olulisel määral muutuda ja ma ütleks, et see on selline suhtlus, dialoog ja oluline on, et see suhtlus oleks kõigi nende fraktsioonitute saadikute seas olemas, sest ega meil kusagilt mujalt seda nii-öelda informatsiooni ei ole võimalik saada, kui ikka ise koguda ja omavahel neid mõtteid põrgatada. Kas president Alar Karise jätkamine teisel ametiajal muudeti talle võimalikult ebamugavaks või võimatuks? Õhtu lõpuks on see president Karise enda otsus ja seda otsust tuleb austada, meeldib see meile või mitte. Ma arvan, et ta on siiani väärikas Eesti president ja on oma ametiajal saanud päris hästi hakkama. Aga nügiti teda siiski mingil määral? Jaa, aga ütleme nii, et seda nügimist oli tunda, aga eks iga kandidaat peab arvestama sellega, et ega keegi ei paku nii-öelda kandikul presidendi tooli. Et poliitikas ikkagi ja ka presidendi amet on teatud mõttes poliitiline amet, kehtib ikkagi reegel, et tuleb julgeda kandideerida, tuleb julgeda vastu seista ka nendele kriitikutele või nendele arvamustele, mis ühiskonnast vastu peegelduvad ja midagi pole teha. Valimiste ralli on ikkagi teatud mõttes võitlus ja siis tuleb käised üles käärida ja selles võitlusesse minna. Aga Karisel seda julgust justkui oli? Mina ei oska öelda, mis olid need tema lõplikud argumendid, miks ta ei kandideerinud. Ma olen kuulnud erinevaid versioone. Tema ametlik versioon on see, et tõepoolest võib-olla see teine ametiaeg oleks tema lähikondlastele olnud nagu kõige rohkem meeltmööda. Ma mõistan seda, sest veel kord presidendi amet tähendab seda, et see ei puuduta ainult seda ühte isikut, vaid tegelikult kogu tema nii-öelda lähiringi. Samal ajal ma ütlen seda, et veel kord, kes tahab presidendiks saada, peab olema valmis ka selles karussellis olema. Mudamaadus tuleb, nii et selles mõttes ei oleks ka olnud Karisele võimalik kuidagi kindlustada seda teist ametiaega valutult ja seda ma arvan ka need viimased kuud peegeldasid, et poliitilist vastuseisu just nimelt teatud erakondadelt tema suunas oli. Kas koalitsioon otsib presidendi näole endale käepikendust või on parteide ülesus ikkagi voorus, mida kandidaate pakkudes silmas peetakse? Ma tahaks uskuda seda viimast, et on olemas selline ikkagi teatud põhimõte, et me vaatame kõigepealt kandidaate, kes võiksid nii-öelda saada laiema toetuse, mis ongi presidendi valimiste puhul Eestis võib-olla selline üks paradoks, et me ei vali tegelikult seda, iga erakond ei vali mitte oma lemmikkandidaati, vaid võib-olla need esimesed lemmikud välistatakse ja võetakse need teised ja kolmandad variandid, kus nähakse, et see ühisosa just nimelt teiste erakondade vahel võiks olla suurem, nii et seetõttu ma arvan, sellist teatud riigimehelikkust on. Samal ajal minu meelest me oleme läinud ühiskonnana võib-olla natuke selles mõttes sellisesse õrnale jääle, et me oleme kõik endised ja praegused tegevpoliitikud välistanud, mis tähendab seda, et tihtilugu me võime saada sellise presidendi või presidendi kandidaadi, keda tegelikult ühiskond ei tunne ja siis tekib meil selline üllatus, et et kus me sellise presidendi saime ja kes ta siis lõpuks ametisse valis. Aga praeguse presidendi ja ka eelnevate presidentide puhul on olnud näha seda hõõrumist valitsuse ja presidendi vahel. Et kas see koostöö peaks olema sujuvam ja kas see hõõrumine peaks jääma kuhugi kulisside taha või on see just hea, et see on läbipaistev ja rahva silmes? Aga ma arvan, et presidendil peabki olema tasakaalustav roll ja kui president näeb, et tuleb olla valitsuse suhtes kriitiline, siis seda kriitikat tuleb teha. Kui president näeb, et ühiskonna tuleb rohkem kokku siduda, siis tuleb ka seda võimalust kasutada. Nii et seetõttu ma ütlen veel kord, tänase ametis oleva presidendi härra Alar Karise roll on selles mõttes olnud väga edukas. Minu meelest on ta suutnud ühiskonda rohkem kokku siduda kui eelnevad presidendid ja see on tänases sellises julgeoleku kontekstis ääretult oluline. See peegeldub ka tema reitingutes. Eks iga istuv president on tegelikult ühiskonna seas olnud populaarne ja seetõttu ma arvangi, et ka seda ühiskonna arvamust presidendi suhtes tuleks rohkem ka arvesse võtta, kui poliitikuid need kandidaate selekteerivad. Kas presidendi amet on meie riigis jätkuvalt väärikas ametikoht või on see sõnasõdade käigus kuidagi devalveerunud? Kahjuks ma pean ütlema, et ma arvan, et see amet ei ole enam nii ihaldusväärne või niivõrd atraktiivne, kui tundus võib-olla 10-15 aastat tagasi. Et midagi pole teha, et kui me vaatame iga 5 aasta tagant toimuvad sellist show'd või ka nagu teatud mõttes sellist
maadlust, kus ikkagi käiku lähevad kõik erinevad võtted, siis tõepoolest see peletab eemale, ma arvan, väga häid presidendikandidaate. Samal ajal, nii nagu ma ütlesin, kõik inimesed, kes tahavad saada Eesti presidendiks, neil peab olema ka see endal see sisemine tahe. Et ühtegi inimest ei tohiks nii-öelda vägisi sellesse ametisse panna, et õhtu lõpuks see inimene peab selle ameti 5 aastat välja kandma. Kui ta näeb, et tal on ühiskonna toetus, siis miks mitte ka järgmised 5 aastat. Nii et seetõttu, eks see on selline õhkõrn jää, kus me täna oleme. Aga mida ma tahan öelda ja mida ma näen, on see, et meil on tegelikult väga palju lugupeetud ettevõtjaid, lugupeetud kultuuritegelasi, kelle puhul ma näen, et oleks olemas selline teatud nagu X-faktor, mis sobib presidendi ametisse. Aga just nimelt võib-olla see ameti mitte atraktiivsus selles nii-öelda avaliku kuvandi võtmes on see, mis neid täna siis pigem ei poole kallutab. Aga on varasematel aastatel jäänud neid juba välja öeldud nimesid pingile istuma, kes oleksid võinud selle ameti väga väärikalt ja hästi välja kanda, aga just nimelt nendel eelnimetatud põhjustel tõenäoliselt siis ei olnud selleks valmis? Jah, neid nimesid on, aga samal ajal ma ütleks niipidi, et jätkuvalt, kes tahab saada presidendiks, peab olema valmis seda võitlust pidama ja selles... Ja ka eneseohverdusteks ilmselt. Absoluutselt ja veel kord presidendi ameti roll, mida me peame arvestama, et miks me siin võib-olla ootame mingitelt inimestelt sellise 24-tunnise ajavälbaga nagu vastuseid ei ja, siis ma veel kord ütlen, et see ei ole kuidagi nagu loogiline. Presidendi ameti roll tähendab seda, et see ei ole mitte amet üksi selle isikuga, vaid see on vastutus Eesti ühiskonna, Eesti riigi ees, aga eelkõige see puudutab ka väga paljusid selle konkreetse persooni lähikondlasi. Presidendi ameti roll on ikkagi oluliselt midagi enamat kui lihtsalt ühe isiku töökoht, nii et seetõttu hea meel on, kui inimesed võtavad aega mõtlemiseks ja ma arvan, läbimõeldud otsus on oluliselt sisulisem. Meedias on spekuleeritud mitmete võimalike tulevaste presidendikandidaatide nimedega, milles mõned korduma kipuvad. Kas parlamendi koridorides on nimesid, mis on enim esile kerkinud ja kas me võiksime mõned neist praegu siin välja öelda? No Ülle Madise ei ole enam kellelegi uudiseks, see on ka mõne erakonna poolt välja käidud ning teiste poolt toetatud nimi. Nimesid on käidud välja nimesid, kelle puhul ma eeldan, et šansid saada just nimelt parlamendis. Enamuse toetus on olemas. Nii nagu ma ütlesin, ka nende 2-3 nime seas, keda meie oleme erakondadele edastanud, neid avalikkuse ees on olnud. Aga on ka nimesid, keda siis seal nagu nii võib-olla leheveergudel ei ole presenteeritud ja kuna tõepoolest minul ei ole ühegi nime suhtes seda 100% kindlust, et inimene on valmis sellesse ametisse asuma, siis seetõttu ei ole mul hea selle inimese nimega spekuleerida ja seetõttu ma arvan, et eilne selline samm, mida sotsiaaldemokraadid tegid, ei tundunud kuidagi väga siiras ja seetõttu oli sellel kerge selline poliitilise punkti võtmise maik. No Eesti 200 astus nende selja taha. Kui see toetus tõepoolest Ülle Madisele on olemas ja suur, siis ma ainult toetan seda mõttekäiku, aga kui see on selline 2 või 3 erakonna lihtsalt suvise poliitsoolomäng, siis seetõttu ei pea ma seda heaks tooniks ja see vähendab olulisel määral seda võimalust, et me suudame parlamendis kokku leppida, kes on Eesti järgmine president. On Tõnis Möldril olemas juba meeliskandidaat ja kes olla võiks? Minul on olemas oma selge eelistus, ma olen ka sellele konkreetsele isikule seda eelistust väljendanud, aga veel kord, enne kui minul ei ole seda jah-sõna sellelt inimeselt, ei ole minul ka põhjust seda nime välja käia ja ma ütlen veel kord, et see ei ole mitte ainult minu eelistus, vaid tegelikult fraktsioonitute saadikute enamuse eelistus. Tundub kohati ka niimoodi, et kui need nimed visatakse liiga varakult rahva ette, siis need inimesed justkui rebitaks tükkideks, enne kui nad jõuavad üldse midagi tõestada, näidata või teha. Kõik inimlik ei ole poliitikutele võõras ja ka nendele presidendikandidaatidele võõras, et me millegipärast otsime kuidagi imeinimest, kellel ei tohi mitte ühtegi viga olla, et puudused on teatud mõttes voorus, nii et ma küll arvan, et me ei peaks otsima mitte imeinimest, vaid just nimelt seda inimest, kes suudab selle rolli välja kanda, Eesti ühiskonda siduda ja kas see nimi tuleb välja varem või hiljem, eks seda näitab aega, aga muidugi tuleb arvestada, et see inimene lastakse röntgeni aparaadist läbi ja kõik tema puudused, aga ka positiivsed küljed tuuakse avalikkuse ette.
Iga kord enne presidendi valimisi tõstatatakse kellegi poolt fookusesse teema presidendi otsevalimistest. Kas rahvas peaks saama ise oma presidenti valida või leiduks teie hinnangul seal sellises süsteemis mingisuguseid kitsaskohti? Rahvas peaks saama presidenti valida, see on fraktsioonitute saadikute selge seisukoht. Me oleme ka vastavasisulised eelnõud parlamendis ka selles koosseisus mitu korda sisse andnud. Kahjuks enamuse toetust see ei ole leidnud ja ma jätkuvalt arvan seda, et ka tänases nii-öelda põhiseaduslikus süsteemis, kus presidendi roll on lahti kirjutatud, ka nende õigustega, ma arvan jätkuvalt, et rahva valimine, selles ei oleks mitte midagi halba. Usaldada Eesti rahvast, usaldada valijaid, kellel on piisavalt nupukust ja tarkust valida Eesti riigile pea, see oleks kõik, ma arvan, täiesti legaalne ja mõistlik ja ma arvan ka kannaks sellist põhiseaduse vaimu, nii et presidendi otsevalimised on kindlasti üks koht, mida võiksid just nimelt parlamendi erakonnad ka järgmistel kordadel lubada ja ma arvan ka järgmisel korral ellu viia, aga nii nagu ma ütlesin ka siin saate alguses, et iga kord sellest räägitakse, aga tulemust on väga vähe. Aga miks see nii on? Iga kord sellest tõepoolest räägitakse enne presidendi valimisi, sellest räägitakse enne parlamendi valimisi. See teema on alati kellegi poolt tõstatatud, aga ometigi jõuab see justkui kuskile tupikusse. Presidendi valimised ja valimissüsteemi muutmine eeldab kõikide erakondade vahel teatud konsensust. Ja seda konsensust ei saavutata, sest nägemused on väga erinevad. On jätkuvalt erakondi, kes näevad, et sellisel juhul, kui presidenti valib rahvas, peaks presidendile antama justkui mingisugune teistsugune võimu vertikaal, kui seda täna on. Mina isiklikult nii ei näe. Ma arvan, presidendi roll on täna ühiskonnas piisavalt hea. Valijad oleksid Eesti rahvas, kes usaldavad siis nii-öelda seda enda poolt valitud kandidaati ja kui rahvas on oma otsuses pettunud, siis ilmselgelt 5 aasta pärast see president uut mandaati ei saa ja ma arvan, meil jääks ära selline iga 5 aasta tagant toimub suvine selline presidendi valimiste ralli, kus poliitikud siis mängivad ja žonglöörivad oma nimedega, et ma arvan, et meil oleks pilt oluliselt selgem. 3-4 kuud enne valimisi tuleksid välja konkreetsed kandidaadid, kellel oleks siis rahva seas teatud toetus ja nende kandidaatidega sõidetaks siis heas mõttes mööda Eestit ringi ja otsitakse neid hääli, et saada Kadriorgu valituks. Nii et see annaks sellele ametile, ma arvan, ka sellise suurema ja sisulisema kaalu ja miks mitte võib-olla meelitaks ka mõningaid inimesi tagasi sellesse fooni, et astuda just nimelt selle presidendi toolile. Aga kas te usute, et võimukoalitsioon pelgab seda hüpoteetilist alternatiivset võimuvertikaali, mille see president võiks saada, rahva poolt valitud president? Ei, ma ei arva otseselt seda, aga muidugi hüpoteetiliselt võib tekkida olukord, mida täna Eesti riigis ei ole olnud, kus peaministripartei ja näiteks Kadriorus olev isik on ühest ja samast erakonnast või eelnevalt olnud ühest ja samast erakonnast. Et see võib hüpoteetiliselt tekkida, see võib-olla ei ole hea, aga samal ajal nii nagu ma ütlesin, kui see on Eesti riigi elanike tahe, siis selles ei ole ka midagi halba ja ma eeldan, et meie selline põhiseaduslik süsteem on piisavalt hästi tasakaalus, et ei president suudaks seda Eesti riigi korda kuidagi üle paadiveere kukutada ega teistpidi parlament või siis valitsus kuidagi endale meelsast nagu sükest käpiknukku Kadriorgu saada, nii et piisavalt, ma arvan, on selles igas mehes või naises, kes Kadriorgu pääseb, seda riigimeest ka, nii et see amet annab ka sellise teatud vastutuse. Kas nõustute Jaak Valge öelduga, et valimiskogu puhul on lootust saada rohkem ühiskonna arvamusega sobiv president? Teatud mõttes küll. Samal ajal ma arvan, et siin on nagu selline kahetine see arvamus, et kui inimesed valivad Riigikogu, siis alati Riigikogu valimistel on just nimelt ka see presidendi otsevalimiste temaatika ja ka presidendi valimiste temaatika ikkagi poliitiliste arutelude keskel ja kui inimesed valivad kandidaate, siis nad teatud mõttes annavad ka selle õiguse Riigikogu liikmetel valida tulevikus president. Kui on kohaliku omavalitsuse valimised, siis presidendi valimiste roll ja valijameeste kogusse pääsemine ei ole kuidagi keskne teema, vaid ikkagi just nimelt need kohaliku omavalitsuse teemad. Nii et seetõttu ma ei arva, et see legitiimsuse aste oleks kuidagi nagu parem, aga valijameeste kogu on väga õige organ, kui Riigikogu ei saa või ei taha või ei suuda presidenti valida, siis Eesti põhiseadus näeb ette, et valijamehed on need koos Riigikoguga, kes lähevad Estoniasse ja hakkavad presidenti valima. Küll aga mida ma tunnetan ja olles näinud ka mingisuguseid selliseid väljavõtteid või väljanoppeid, siis
tuleb tunnistada, et valijamehed ei ole enam võib-olla niivõrd iseseisvad kui võib-olla 5 või 10 aastat tagasi enne haldusreformi, et täna on ikkagi väga paljud omavalitsusjuhid või volikogu esimehed politiseeritud, erakondade liikmed, siis mis tähendab seda, et selline parteide muster ja parteide jõujooned kindlasti peegelduvad ka valijameeste kogust tagasi. Te siin intervjuu käigus osaliselt küll vastasite sellele küsimusele juba ära, aga lõpetuseks ma ikkagi küsin, et kas ühiskonna ootus on näha presidendi näol lepitajad parlamendi ja rahva vahel või tugevat natuuri, kes ei oleks valitsuse poolt kuidagi vormitav ja mõjutatav? Ma arvan, et kõike seda. Ühiskonna ootus on veel kord see, et president hoiaks seda tasakaalu, oleks sisepoliitiliselt tugev lipp, kes ei laseks ennast erinevatest tuultest tõmmata ja kellel oleks ka välispoliitiliselt olemas see aktiivsus ja julge peale hakkamine. Miks ma just ütlen välispoliitiliselt? Presidendi roll on välispoliitikas väga suur, aga õnneks on Eestis üks välispoliitiline suund, et meil ei ole 2 või 3 välispoliitikat väikeriigina, mis tõttu ma arvan, et see sisepoliitiline tasakaal on ikkagi see kõige esimene ja esmane, mida me presidendi puhul otsime ja alles siis kõik need teised jõujooned. Tõnis Mölder, ma tänan teid selle intervjuu eest ja ma arvan, et ma räägin terve Eesti ühiskonna nimel, kui ma ütlen, et see ootus, et me saame endale väga hea uue presidendi ja ausameelse uue presidendi on suur, seega tehke enda tööd hoolega ja aususega. Proovime anda endast parima. Kui kolmapäeval algas üks suvine suurfestival, mis muusika ja melusõbrad kokku toob ehk õllesummer, siis telgitagustes valitsevad märksa mustemates toonides emotsioonid. Maksmata arved, sõnasõjad, katteta lubadused ja pettunud teenuse osutajad. Mis täpsemalt nende intriigide taha peitub, seda uuris Õhtulehe ajakirjanik Risto Perenson. Tervist! Tervist! No Risto, me siin räägime sellest, et algas suve suurüritus, inimesed on kohale tulnud mitte ainult teistest Eestimaa piirkondadest, vaid ka välisriikidest, aga on üks aga, et mis kogu selle kireva melu taha siis tegelikult peitub, et mida need külastajad ei näe ega peakski tõenäoliselt nägema. Ja ega siin Õhtuleht ei ole tahtnud olla nagu tujurikku või peorikku, et inimesed ikka nagu festival nagu ikka, mida rohkem käib, seda paremini festivali rahaliselt läheb ja me tegime loo sellest, et eelmise aasta festival, selle sama korraldaja poolt, et seal on teatud võlad on üleval, et seal produktsiooni teinud lavatöötajad ja siis nagu see heli pool, et seal on tegelikult umbes veerand eelmise aasta arvetest on makstud, 3/4 maksmata. Summas siis 35 000 oli see? Jah, see on mingi 34 400 eurot seal nagu ja tegelikult on selles mõttes nagu huvitav olukord ja et võrdlemisi tuntud nimed viimasel hetkel tegelikult õllesummerist lahkusid, et võeti uued, kes kui sa vaatad seda mustad, siis tundub, et see on nüüd selline lugu, et teeme see aastaga töö ära, et siis saab äkki eelmise aasta mingid rahad ka tagasi. Et ta on lihtsalt nagu huvitav selline, eks see ei ole ju õllesummeri korraldava ärimehest Ederik Janssoni puhul ju mingi üllatav käitumine, et tal rahadega mingid probleemid on või mured. No kui ma lugesin seda sinu artiklit, kus sa olid kõik selle intriigi poole välja toonud, siis tegelikult oli seal väga palju ja väga suures osas ka seda kirjavahetust, et mis põhjusel need vanad võlad siis veel üleval on? No peale eelmise aasta õllesummerit tegelikult ju öeldi, et nii hästi kui esimene aasta see üritus väärtavalt oli kasumis, eelmine aasta öeldi, et nii hästi ei läinud, tuli kahjum. Mina ei ole viimasel 2 õllesummeril käinud, aga tänavu lähed? Ei lähe, aga inimesed, kes on seal tegid tööd, ütlesid, et tegelikult inimesi oli umbes sama palju ja tarbiti ka õlut, ütleme mehiselt, et seetõttu inimesed, kes oma raha seal ootavad, nad vähemalt ise arvavad, et äkki septembrikuus või augusti lõpp, ma võin siin mõne päevaga eksida, pea eelmisel aastal ju pidas Ederik Jansson uhked pulmad Itaalias Como järve ääres, et võib-olla maksab selle festivali suuri
eelmise aasta selle suurt kahjumit otsida mingitest muudest väljaminekutest. Ühesõnaga no pulmade puhul küll palju õnne, aga selles mõttes, et nagu ma saan aru, et siis käiakse nagu eelmise aasta võlgasid maksmas tänavuste rahadega või vähemalt see on see lootus? No, ma nüüd väga tõesti tahaks nagu loota ja arvata ja ennustada seda, et et võib-olla see aasta on viimane, et kus nagu öeldakse, et nüüd peale seda aasta jäetakse lõpuks kõigile võlgu ja öeldakse, et näed, tore oli, aga välja ei tulnud, sellepärast, et see Õllesummer brändina on tegelikult ju päris nagu hea kaubamärk ja tundub, et inimesi, et sinna jagub, selle turg justkui sellist üritust tõenäoliselt nagu vajab ja see on kas tegelikult üks üritus, kus ilmselt siis showbusinessis tegutsevad artistid, siis lavatöölised, kõik see tausta, et see on ka neile nii-öelda siis suvi on nagu raha teenimise võimalus, kus neid võimalusi on rohkem kui sügisel, et ma nagu väga hoian pöialt, et Õllesummeril läheks hästi. Ma väga loodan, et peakorraldaja Jansson oma rahaasjad ära klaarib. Aga kas võib eeldada, et Õllesummer, me teame, et ta vahepeal oli siin mõned aastad surnud, siis ta fööniksina pidi justkui tuhast tõusma, et tegelikult olgugi, et teisel aastal, kui ta oli nüüd uuesti siia rahva ette toodud, oli rahvast sama palju kui esimesel aastal, aga võib-olla need ootused olid suuremad, et äkki kerib veel rohkem, äkki toob veel rohkem sisse, kui ta esimene aasta tõi, et need, kes veel eelmine aasta kohale jõudnud, nägid, kui lahe oli ja tulevad nüüd järgmine aasta, aga ei tulnud. No eks nagu... Aga sellega peab ilmselt üks festivalikorraldaja alati arvestama. Ja ju kõik meelelahutusari tegelikult teavad, et igal üritusel on oma aeg ja mingi aeg saab see otsa, et see pea, mingi hetk Õllesummer aeg tõesti sai otsa, et oli väike paus ja nüüd tulid... No meil on neid summerid teisigi, rock-summerid ja õllesummerid ja kõik, mis on läinud. Et ka väga suured asjad saavad ikkagi lõpuks otsa, et ma arvan, et Õllesummeril vähemalt külastajate järgi, kui ilma ka lubab ikkagi, seda kütust on ikkagi rohkemaks kui võib-olla 1-2 aastat. Ma tegelikult tõesti päriselt väga loodan, et mida paremini inimestel läheb, seda rõõmsamad on ju kõik. Aga tõsi on ka see, et mida rohkem on sissetulekut, seda suuremaks lähevad tavaliselt selle sissetuleku omandajate elustandardid, aga seal ei tohiks ära unustada seda, et makske ikkagi võlad ära ja no ma saan aru, et üks osa sellest skandaalist, sellest intriigist olid need võlad, mis õhku jäid, teine osa oli see suhtlusstiil. Et kui algselt festivalikorraldaja kogu aeg lubas, leiame lahenduse, siis lõppeks, kulminatsiooniks läks see vist päris inetuks. Ja meil on seal ühteteist, mida sellest ajalehe artiklist või siis Õhtulehe artiklist, siis mitte ainult ajalehe, me oleme ju palju suurem kui lihtsalt ajalehte. Et mida välja ei loe on ka tõepoolest, et seal tegelikult läbirääkimiste käigus ja seal inimesed on osalenud ja seal võib-olla eetiliselt sellist tõekspidamised põhimõtted natuke põrkuses, et kui üks pool otsib lahendused, kuidas vanasi jamasi ära korraldada ja teisel poolel nagu seda visiooni väga ei olegi, et siis on see fundamentaalne moraalsete väärtuste kokkupõrge ja selle tulemusena tõepoolest siis ju vahetult enne jaanipäeva siis osa sellest tiimist, kes pidid selle aasta Summerit ka aitama teha, tegelikult siis lahkus ja see ei ole mingisugune nagu mingi nutulaul, et tegelikult kogu sektor seda teab, et see on, kellele iganes ma helistasin, kõik teadsid seda meelelahutus siis äri nagu insiderid, et jah, see on mingi asi, mis on susisinud väga pikalt ja see ei ole tegelikult meeldiv jah. Mis lõppeks see õppetund võiks sellest olla, et tegelikult selline ürituste korraldamine siin väikesel Eesti pinnal, kus tõepoolest, nagu sa just ütlesid, et kõik muusika insiderid, sellist muusika siseelu, kontserdikorralduse siseelu tundvad inimesed, nad on ju sellest teadlikud. Et lõpuks sa tulistad ise endale jalga. See võib olla nii ja naa, et öeldakse ju, et any publicity is good publicity ja kui sa oled juba kui sa meedias nii palju, ega Sten-Erik Janssoni maine meedias ei ole nüüd väga nagu kullakarvaline, et see on pigem on nagu seest siiru-viirulise tüüpi mees, et ma arvan, et Jansson on jumal ükspuha sellest ja veel kord, any publicity is good publicity, mis ajakirjanduse ülesanne on tegelikult seal natuke näpuga järge ajada, et
võlg on võõra oma. Jäta näpuga järge ajama ka pärast seda tänavust suur festivali, et kas said võlad makstud või mitte. Et kas me veel kuuleme sellest loost? Jah, ma arvan, kui see tuleb Vol 2 ehk Vol 2 teine osa, et kellelegi veel ei maksta. Ma arvan, me kuuleme sellest kiiresti, jah. Risto, ma tänan sind selle intervjuu eest ja inimesed, kes te lähete Õllesummerile siiski muusikat ja melu nautima, minge ikkagi sellepärast, et ärge laske teie ennast korraldajate probleemidest ja intriigidest häirida. Mida arvate Õllesummerist? Ei tea, ei ole kunagi käinud seal, aga nagu paljud lähedased käivad seal selles mõttes. Aga miks ise ei ole sinna sattunud? Ei ole huvi tekkinud selles mõttes. Ei ole teie muusikaeelistused seal esindatud või lihtsalt see melu ja see seltskond ei meeldi? Ei ole meie muusika esindatud. Ei tea, jah. Pole lihtsalt sattunud. Nii et Õllesummeri igal aastal jätate täiesti kindlalt vahele ja kuidagi ei mõjuta teid? Jah. Mitte midagi, me oleme nii vanad, et ei arva üldse midagi sellest. Pole ise kunagi külastanud? Ei ole. Aga ei häiri, et noored sedasi pidustavad? Oma pead ja aitab küll. Muusika pärast ka kohale ei lähe? Ei lähe. Kuulmine on ka vilets, ei ole vaja. Meie muusika ka seal. Ma ei oska kommenteerida, ma ei ole käinud. Pole kunagi käinud, ei kõneta teid see üritus? Kõnetab ikka, aga lihtsalt endal aega ei ole, et minna. Kas piletihind jääb kalliks või lihtsalt aja taha jääb kinni? Natuke jääb kalliks ka. Aga kui läheksite, siis kas te teate, kes sel aastal seal esinevad, kes on need artistid, keda kindlasti kuulata tahaksite? No ma tean, et Ivo Linna on, Anne Veski on minu teada, siis Germo Murel vist oli ka. Et erinevad lihtsalt Eesti nagu top-artistid ongi. Nii et erinevate põlvkondade muusika läheb noortele alati peale? Jah. Midagi ei oska arvata, ei ole käinud. Mitte kunagi? Ei, kunagi ikka olen käinud, viimasel ajal ei ole käinud. Aga miks viimasel ajal ei ole sattunud? Pole huvi olnud. Aga vanasti, mida seal kõige rohkem teha meeldis? Kas käisite muusika pärast, sõprade pärast või mis see oli, mis tõmbas? Muusika pärast enne kõike. No mis need artistid oleks, kes teid iga ilmaga kodust välja veaksid? Ei ole selliseid artiste. Ei ole olemas selliseid? Ei ole. Kas vanus on peale tulnud, laiskus on peale tulnud või lihtsalt on teised huvid tekkinud? Vanus on selline ilmselt juba, jah. Et eelistate kodus olemist? Jah. Mitte midagi, ma ei ole kuulnud sellest. Ei ole kuulnud Õllesummerist? Ei, ma tulen Tartust tegelikult. Okei, nii et see ei ole üritus, kuhu teid kisuks, olenemata sellest, et seal on nii palju muusikalisi artiste. No Õllesummer kindlasti tundub huvitav, aga kuna ma ei ole kuulnud sellest, siis ma ei tea. Aga mis on need üritused või festivalid suvised, kus teie tavaliselt käite? Ma tegelikult töötasin festivalides, nii et ma väga tänapäeval enam ei kipu festivalidesse, aga mulle meeldivad pigem sellised mõisaajades sellised rahulikumad üritused. Nii et selline liigne melu teid ei tõmba? Ei, kindlasti mitte. Tore nendele, kes sellest rõõmu tunnevad. Ise ei ole kunagi külastanud? Ei ole. Aga miks ei ole? Ei ole vajadust olnud. Need artistid, kes seal esinevad, teid ei kõneta? Jaa. Ma ei taha öelda, et nad ei kõnetel, tore on. Aga ma ei pea nagu seda vajalikuks. Aga selle vastu pole midagi, et noored käivad ja pidutsevad niimoodi üheskoos. Väga tore, kui inimesed tunnevad rõõmu, see on kõige tähtsam. Head vaatajad, selliseks meie seekordne saade kujunes. Tänan, et vaatasite, kuulasite ning ka kaasa mõtlesite. Saade pealkirja taga on järel vaadatav Õhtulehe YouTube'i kanalis ning ka Spotify's. Mina kohtun teiega taas, aga järgmisel reedel ikka Õhtulehes.